Tervitused Pärnule Tallinnast ja me oleme valmis tänase hommikuga alustama. Kõik, kes on meiega siin täna Facebooki vahendusel, siis täna on meil väga huvitav aasta alguse rohehommik, kus me oleme korraga nii Pärnus kui ka Tallinnas. Meil on vahvad esinejad Stigost, Pärnust, Hedonspaast ja muidugi Tallinnast veel ka Taxifyst. Me räägime täna liikuvusest, transpordist, roheteemadest ja turismist ja kuidas seda kõike siduda. Tulevik tundub, et ei olegi muud värviga ainult roheline ja kindlasti väga helgeroheline ja sellega on mul hea meel täna juhatada sisse meie esimene esineja Taxifyst, Karin. Ja lisaks sellele, kui meil on küsimusi, kui teil on küsimusi, siis pärnakad pange need teile Facebooki vahendusel. Tallinlased, me võtame pärast esitlust vastu ühe küsimuse, nii et läheb pärnakatega rebimiseks. Kes kõige parema küsimuse esitab, pärast täpselt vastupidi ka. Ja ilusad hommikut teile. Karin, lava on sinu. Tere hommikust! Minu nimi on Karin ja mina olen Taxify Kesk- ja Ida-Euroopa riikide PR-juht, mis tähendab seda, et kõik, mis jääb Tallinna ja Astana vahele umbes, et need on need riigid, kus mina PR-tegevuste eest vastutan. Ja ma usun, et Taxify on sellepärast kutsutud ka siia, et meie värv just nimelt ongi roheline, nii et vanasti oli natuke kollasem, aga nüüd on liikunud kõvasti rohelise poole, nagu ilmselt kõik sarnased ettevõtted. Aga hakkame siis pihta. Mina turismist räägin natuke vähem, küll aga räägin kindlasti sellest, et mida transport tulevikus ette võiks näha. Ja kõigepealt alustame sellest, et mis probleemi me üldse siin transpordis täna lahendame. Mis te arvate, hea on kaasata publikut, on ju hommik on, publik läheb kõik soojaks, et mis on majapidamiste kõige suurem kuluartikkel maailmas? Ei ole transport. Ei ole ka toit. Kuskilt tuli õige vastus ka. Eluase on õige vastus. Kuluartikkel number 1 on eluase ja kuluartikkel number 2 ongi transport. Ehk siis umbes 17% oma pere eelarvest kulutavad inimesed transpordi peale. Ja see tähendab seda, et transpordis, oleme ausad, on meeletu raha. Ehk siis tegelikult see probleem, mida me lahendame, on umbes $1 miljardi probleem. Ehk siis inimesed kommuudivad väga palju, on ju. Inimesed kommuudivad Euroopa Liidus keskmiselt üle 30 minuti päevas ja ütleme, et Lagoses Nigeerias, kus me ka toimetame, kommuudivad inimesed rohkem kui 6 tundi päevas tihti peale. Ehk siis 3 tundi sinna, 3 tundi tagasi ja see ei ole tegelikult kõige ei meeldivalt ega ka kasulikult veedetud aeg. Nii et üks küsimus, mida me kindlasti üritame lahendada, on, et kuidas vähendada seda probleemi, et linnades on meeletud ummikud, et inimesed ei jõua normaalselt tööle, koju või kuhu iganes neil on tarvis minna. Teine probleem, mida me lahendame, on see, et keskmises linnas on umbes 8 parkimiskohta iga auto kohta. Aga need parkimiskohad ei ole kunagi seal, kus sa parajasti tahad parkida. Sest häda on selles, et inimesed tahavad kõik parkida samadel aegadel samades kohtades. Ehk siis öösel sa tahad parkida oma koduukse ees, on ju. Siis sa tahad sõita tööle, parkida tõenäoliselt mingite suurte haabide juures, kus inimesed tööl käivad. Siis sa tahad minna kas jõusaali või kaubanduskeskusesse, sa tahad parkida sinna, on ju. Ja siis sa tahad õhtul pärast jälle koju parkida. Mis tähendab seda, et see on tegelikult linnakeskkonna mõttes üsna ruumi raiskav, et kõik need parkimiskohad peavad seal kogu aeg koha peal olema. Nii et see on tegelikult nagu ka üks selline küsimus, mida me üritame lahendada. Ja siis muidugi on ka see mure, et transport on üks suurematest saastajatest. Et üle 30% CO2 maailmas tuleb transpordist ja meie püüame seda lahendada põhiliselt sellega, et panna rohkem inimesi ühte autosse korraga ja tegelikult vaadata ka võimalusi, kus võib-olla inimesed ei peagi alati autodega sõitma, vaid on ka kõvasti teisi transpordivahendeid maailmas leiutatud. Nii. Sõidujagajatel läheb praegu selles mõttes üsna hästi, et viimastel aastatel on juhtunud see, et otse loomulikult kõik valdkonnad näevad hästi tugevat sellist disruptionit, öeldakse inglise keeles selle kohta, ehk siis seda, et traditsioonilised mustrid muutuvad väga palju, et see, kuidas inimesed on harjunud asju ajama, et see enam ei toimi. Mis tähendab seda, et
transpordis toimub praegu korraga hästi palju muudatusi, on elektrimootorid jõudnud sinnamaale, et nendega saab teha mõistlikke transpordivahendeid, isesõitvate autodega mängitakse, inimesed ei oma enam niivõrd palju autosid, vaid kasutavad teiste omi nii autolevi mõistes kui siis kas selliste carpoolimiste või sõidujagamiste mõistes. Mis tähendab seda, et me näeme täna, et nõudmisel tehtavate sõitude arv kasvab kõvasti. Eelmisel aastal oli umbes 4% sõitudest siis sellised kas taksosõidud või sõidujagamisteenuse sõidud, aga meie Taxify's hindame, et see number kasvab kõvasti. Et 10 aasta pärast võiks olla niimoodi, et umbes veerand tehtavatest sõitudest on tegelikult sõidujagamise sõidud. Ja see kasv tulebki just valdavalt siis nii isesõitvate autode arvelt kui carpoolimise arvelt, kui siis lihtsalt selle arvelt, et inimesed ei soovi enam oma autoga sõita. Ja meie unistus on muidugi see, et põhimõtteliselt mingil hetkel võiks tekkida selline subscriptioni põhine nagu transpordilahendus. Põhimõtteliselt niimoodi, nagu on täna kas Netflix või Spotify, et kui sa tahad kas vaadata filmi või kuulata muusikat, siis sa maksad kord kuus ühe kuutasu ja selle raha eest sa saad siis vaadata nii palju filme umbes, kui sa tahad või kuulata nii palju laule, kui sa tahad. Et meie mõte on see, et sa teed äpi lahti ja põhimõtteliselt see katab siis ära kõik sinu transpordilahendused alates autost kuni motorrattani, kuni võib-olla siis mingil hetkel soovitab sulle, et aga käi äkki täna hoopis jala. Ja me oleme alustanud seda tegevust sellega, et Prantsusmaal on Pariisis on sellised tõukerattad, need on elektrilised tõukerattad ja sõidavad täitsa toredasti. Seesama Taxify äpp, mida saab kasutada autotellimiseks teistes riikides, siis kui sa teed selle lahti Pariisis, isegi praegu, kui sa ise positsioneerid oma Taxify selle nupu sinna Pariisi, siis sa juba näedki sellist võimalust, et sa saad avada ka tõukerattavaate. Ja need tõukerattad sa saad siis rentida, see ei maksa väga palju, alustamine on umbes 1 euro ja minut on mingi 15 senti, ehk siis kui sa sõidad mingi 20 minti, siis see maksab sulle siuke 2,50 või midagi sellist. Ja 20 minutiga nendega tegelikult jõuab täitsa kaugele, sest nad võtavad siuke 15-20 kilomeetrit tunnis igal juhul välja. Et nende tõuksidega meil on plaanis õige pea minna ka paljudesse teistesse kohtadesse ja Markus hiljuti lubas Slushil välja, või oli mingil teisel konverentsil vist, et igal juhul kevadel nad peaksid ka Tallinnasse jõudma, nii et eks me siis peame nüüd kevadel Tallinnasse tooma. Et loodetavasti siis, kui ilm on selline, et saab tõuksiga jälle sõita, siis on lootus nendega ka Tallinna tänavatel sõita. Nii et jah, see mõte on meil küll. Ma tahtsin autodest veel rääkida, et miks isiklik auto on tegelikult üks väga halb sõiduvahend, on see, et 95% ajast ta tegelikult seisab parklas. Kui te mõtlete enda auto peale ka, näiteks kui teil on auto, siis tegelikult sa ju põhiliselt pargid ja see aeg, kui sa sõidad, on keskmiselt umbes 5% selle auto kasutusajast. Ja sellepärast on see trend, et me oleme näinud, et pered järjest rohkem loobuvad oma teisest autost, aga ühel hetkel nad tõenäoliselt hakkavad loobuma ka oma esimesest autost. Et Taxify keskmine vanus on siuke nõksa alla 30, Tallinnas on meil mingi 250 töötajat ja pooltel neist ei ole autot, enamusel neist ei ole ka juhiluba. Et inimesed pigem elavadki kas siis kesklinnas või kuskil selle lähedal, inimesed pigem eelistavad elada oma elu niimoodi, et nad ei pea väga palju commute'ima või osalema siis selles 30+ minutis igal hommikul, kus nad peavad sõitma edasi-tagasi ja kui nad seda peavad tegema, et siis nad pigem kasutavad selleks siis kellegi teise vahendit, ehk siis kas nad rendivad auto või kasutavad selleks tõuksi või kuidagi teistmoodi. Nii et jah, me nagu näeme, et tegelikult see autoturu asi on hästi palju muutumas. Aga jah, minnes edasi nüüd erinevate transpordivahendite juurde, siis lisaks tõuksidele me oleme katsetanud ka väga paljusid teisi transpordivahendeid. Näiteks Aafrikas, kus me toimetame üsna palju, on tuk-tukid, ehk siis need põhimõtteliselt sellised 3-rattalised katusega mootorrattad ja on ka boda-bodad Taxify äpist võimalik tellida. Boda-bodad on siis mootorrattad klassikalised, nagu see esimene pilt, kus tuleb lihtsalt mootorrattur ja annab sulle kiivri ja võtab su enda selja taha istuma. Et Aafrikas tegelikult need on oluliselt mõistlikumad transpordilahendused, sellepärast et
liiklus on kohutav, autodega sa lihtsalt füüsiliselt jõuad oluliselt aeglasemalt ühest kohast teise, kui sa jõuaksid näiteks mootorrattaga sõites. Et need on nagu need tõdemused, mis ka teistes linnades, ka Euroopas pädevad, et tegelikult auto kaalub 2 tonni, on ju, saastab väga palju ja on igas mõttes kohmakas. Et alati võib-olla ei olegi mõistlik kõiki sõite autoga teha, eriti kui me näeme, et iga 4. sõit linnades on lühem kui 3 kilomeetrit. Ja tegelikult neid sõite oleks väga mõistlik läbida mingisuguse muu vahendiga. Et sellepärast ongi alates jalgratastest ja lõpetades tõuksidest, kuni kui Markus Villigul on mõned hullemad mõtted, siis ta räägib ka helikopteritest, et miks mitte ei võiks 10 aasta pärast juhtuda niimoodi, et taksosõidu hinna eest sa saad põhimõtteliselt sellise suuremõõtmelise drooni, kuhu mahub 2 inimest sisse ja millega sa saad õudselt mugavalt sõita kiiresti ühest linna otsast teise, ehk siis sõita helikopteriga. Aga mis nüüd puutub ühistransporti, siis väga suure tõenäosusega ka ühistransport saaks hästi palju rohkem kasutada ära tänaseid selliseid tehnoloogia ja IT võimalusi, sellepärast et tegelikult meil on olemas hästi tugev teadmine, kust kuhu inimesed liiguvad, mis kellaaegadel nad seda teha soovivad ja meil on tegelikult olemas ju ka teadmised, et nüüd on tulemas, ma ei tea, suur kontsert mingis kohas või on tulemas uus aasta õhtu, kus inimesed soovivad rohkem sõita. Et tegelikult nagu kõiki neid teadmisi saaks ühistranspordis ka oluliselt paremini ära kasutada. Ja lõpetuseks isesõitvatest autodest ka natuke, inimesi isesõitvad autod väga huvitavad. Et meie inimeste, kes selle valdkonnaga nagu kõige rohkem kokku puutuvad, hinnang on see, et isesõitvad autod, jah, tõsi, nad on 3-4 aasta pärast siin, aga tegelikult nad on selles mõttes ülehinnatud, et nad ei hakka kunagi päris ise või vähemalt mitte lähiajal sõitma mööda linna niimoodi, et auto sõidab ja sina samal ajal loed ajalehte, eks ju. Et hästi lihtne on isesõitvale autole lõpetada ära mingisugust ühte väga kindlat trajektoori, nagu siis, kui meil oli Euroopa Liidu eesistumine, siis üks buss sõitis mööda trammiteed siin Tallinna kesklinnas edasi-tagasi, sõitis kiirusega umbes 10 kilomeetrit tunnis, mina kõndisin seal kõrval igatahes kiiremini. Et ühesõnaga need isesõitvad autod tõenäoliselt päris ise kohe ei hakka sõitma ja teine oluline takistus on tegelikult, 2 tegelikult on neid takistusi. Üks on seadusandlus, ehk siis me peame välja mõtlema, et mis siis, kui juhtub õnnetus, kelle vastutus see on, kuidas see vastutus jagatakse. Ja teine väga oluline takistus on tegelikult avalik arvamus. Et kui te mõtlete isesõitva auto peale, mis mingil hetkel peab tegema otsuse, et kas inimene kas jätta ellu üks inimene või teine inimene, et siis see on tegelikult üsna karm otsus, mida võib-olla inimesed ei ole nõus kohe aktsepteerima. Aga mis isesõitvatesse autodesse puutub, kui nad kohale jõuavad, siis väga suure tõenäosusega nad hakkavad maksma tegelikult nii palju, et inimesed neid autosid ei oma. Et meie hinnang on see, et tekivad sellised kas mingid autopargid või sõidujagamisteenused, umbes nagu Taxify, omavad siis neid autosid ja tõenäoliselt siis inimesed saavad neid rentida või kasutada või midagi igal juhul nende autodega teha niimoodi, et need ei ole nende enda omad. Mis lahendab ka ühtlasi tegelikult need samad parkimise ja keskkonna ja kõik muud probleemid, millest ma rääkisin. Nii et jah, need on nagu sellised mõtted, mis meie arvame, et lähiajal võiksid juhtuda. Nii et minu poolt hetkel kõik. Aitäh! Aitäh ja meil on aega mõnedeks küsimuseks. Kas on publiku seas mõned küsimused, mis võiks tulla? Ja. Tervist! Rain Neemlaid, Elektritransport OÜ. Küsiks nende statistikate kohta. Kas see on siis teil kogu ettevõtte statistika, kus te siis näitasite, et sõidujagamisteenus kasvab, või see puudutab ainult Eestit või kus see statistika pärineb? Aitäh! Meie ettevõtte statistika pärineb kogu maailmast. See üks slaid, mis ma näitasin, kus me kasvasime 10 korda aastal 2017, 2018 numbreid me lihtsalt ei ole veel korralikult kokku löönud, nii et sellepärast ma räägin kahjuks üle-eelmisest aastast. Et see on kogu maailmas. Nii et ülemaailmselt Taxify sõitude arv kasvas 2017 aastal 10 korda ja me näeme, et tegelikult selline kasv ka jätkub kõikvõimalikest uudsetest transpordisektorites, sest nendel samadel põhjustel, millest ma rääkisin, kuidas
esiteks selles sektoris on väga palju raha, sest inimesed kasutavad seda väga palju ja teiseks sellepärast, et praegune süsteem ei ole väga hästi organiseeritud, sest transport on ebamugav, raiskav ja nii edasi, siis tegelikult seal on nagu hästi suur võimalus disruptioniks ja sellepärast me ka näeme, et see kasv nagu jätkub väga-väga suures tempos. Aitäh! Kuna meil on aeg, kas me võime veel mõned küsimused võtta? Kas meil on äkki Pärnust mõned küsimused? Mitu tõukeratast on Pariisist varastatud? Jah, numbreid me täpselt ei taha välja öelda. Tõsi on see, et me nende rataste süsteemi kallal veel töötame selleks, et nad oleksid varguskindlad ja tehnoloogiliselt töötaksid paremini. Et jah, see rataste süsteem hetkel ei ole ideaalne. Ja meil on Pärnust üks küsimus veel. Kuidas läheb Taxify ärimudeliga kokku ühistranspordi või jalgsi liikumise soovitamine? Läheb väga hästi, sellepärast, et me ei tegele ainult sellega, et inimesed sõidaksid hästi palju Taxify'ga, vaid me tegeleme hästi palju ka sellega, et linn oleks puhtam, et inimestel oleks linnas mugavam liikuda. See tundub ärimudeli loogika vastane, aga tegelikult mida rohkem inimesed ei kasuta isiklikku autot, seda rohkem nad kasutavad Taxify sarnaseid teenuseid. Sest kui nad juba on läinud kuhugi jala või ühistranspordiga, siis mingil hetkel nad soovivad sealt ka tagasi tulla. Et põhimõtteliselt jah, ja meie huvides tegelikult on ka see, et linnad oleksid puhtamad ja et seal ei oleks nii palju ummikuid, mis tähendab seda, et inimestel oleks seal oluliselt mugavam liigelda. Aitäh sulle, Karin. Ja väike meene Tehnopoli poolt, palun. Suur tänu. Ja. Nüüd me anname sõna üle Pärnule, mis tähendab seda, et Tallinnal on võimalus vaadata üle ekraani, mida räägivad pärnakad. Ja Ragmar, sõna on sul. Ja Ragmar, sõna on sul. Panen siin... Ragmar, sõna on sul. Hello, kas te kuulete? Seal on vist väike lääg, on ju, ja sellepärast... Panen siin... Ragmar, sõna on sul. Hello, kas te kuulete? Jaa. Seal on vist väike lääg, on ju. Tuleb tagasi. Ma pean live... Nii, üks moment. Jaa. Tuleb tagasi. Nii, nüüd see ei sega meid need asjad siin. Nii, üks moment. Jaa. Üks moment. Tuleb tagasi. Nii, jaa, saan. Nüüd see ei sega meid need asjad siin. Nii, üks moment. Nii, tere siit Pärnust. Mina olen Ragmar, olen Tehnopoli rohetehnoloogia valdkonnajuht ja Tehnopol on võtnud positsiooni ja soovi kasvada Eestis selliseks rohetehnoloogiliseks katusorganisatsiooniks, mis ühendab kõiki aktiviste üle Eesti. Ja et Eesti roheliselt mõtlevad ja roheliselt toimetavad ettevõtted rohkem maailma välja paistaksid, selle nimel me töötame iga päev. Ja ongi hea meel siin Forward Space'is teha selline esimene rohehommik, sest Pärnus on selliseid roheaktiviste mitmeid. Üks on Silver Smeljanski, kes veab siin Forward Space'i, on varem vedanud pakendivaba poodi. Mõtleb hästi roheliselt ja ütleme nii, et meie mõtted jooksevad väga hästi ühes nagu rütmis, ühes suunas. Ja turism ongi Pärnu jaoks väga oluline valdkond ja selleks me tegimegi siis niimoodi, et Pärnus on turismi koha pealt kõnelejateks kutsutud Head on Spa. Ja annakski sõna neile, kus nad räägivad siis rohelisest võtmest ja sellest, kuidas Head on Spa on ette valmistanud kõiki neid teemasid. Nii et palun, Signe, sõna on sulle. Aitäh! Tere ka siis Head on Spa poolt, minu poolt, Signe poolt ja ka siis Tõnu poolt. Nii et mina olen hotellijuht
Tõnu on meie tehnikajuht ja ka siis Green Key projektijuht Hedon Spa ja hotellis. Me oleme tõesti võtnud otsuse vastu, et me ühineme selle suure grupiga ehk siis Green Key'ga ja üritame üheskoos tegelikult seda maailma pisutki hoida. Et kui igaüks natuke pingutab, püüab ja tahab ja mõtleb kaasa, siis kindlasti me saaksime hoida seda loodust pisut rohkem. Nii et me ju elame selle planeedi peal. Aga tere tulemast Hedon Spa ja hotelli. Tutvustuse tegime juba ära ja Green Key, et mis see siis tegelikult on? Nagu ma juba ütlesin, see ongi päriselt ühine soov teha koos ja teha paremaks ja pisut hoida. Et see peab olema juba peas ja mõtlemises, et me saaksime ja tahaksime ja ka teeksime. Et räägime ja siis ainult lähebki paremaks. Ja see on tunnustus. Me uhkusega kleepisime uksele sildi, et me olemegi Green Key võtmega ettevõtte, nii et ja siiralt uhkusega. Selle nimel on tehtud kõvasti tööd, nähtud vaeva, õpitud, selgitatud, aga me juba näeme selle suure töö viljuga. Nii et me oleme nüüd Green Key võtmega alates märtsist 2018, nii et juba väike võrdlusmoment on olemas. Green Key on väärtus ja Hedoni üks kõige suuremaid väärtused on ka see, et me hoolime. Me siiralt hoolime, mis toimub meie ümber, me hoolime oma külalistest, me hoolime oma personalist, et hoolivus on kõige suurem asi, millega me saame midagi üldse teha. Green Key on ka tegelikult ja siis ka keskkonnasõbralikkus on trend, eks. Ma siiralt loodan, et juba vähemalt 60-70% inimesi ikkagi sorteerib oma prügikodus. Lihtne asi, millest me saame alustada. See, mida me enda peale määrime, millega me ennast peseme, kõik see on juba asi, mida me saame siis juba lugeda keskkonnateadlikuks. Nii et see on kasvav trend. Kas te nõustute minuga? Jaa. Eks, kindlasti. No oleme positiivsed, Ja nõudlus. Liigume sinnapoole, jah. Liigume sinnapoole, just. Ja nõudlus on ka kindlasti olemas, et kui on 70 veel nagu too much, aga alustamist natuke altpoolt, aga nõudlust on kindlasti, et järjest rohkem küsitaksegi, et kas te olete keskkonnasõbralikud ja väga palju ettevõtted on ju tegelikult ka see, et koostööpartnerid ei võeta, kui te ei ole keskkonnasõbralikud. Nii et mõelge sellele, et kes ikkagi on ärivaldkonna inimene, teab ka seda, et see on väga-väga oluline, et kuidas te ümberringi toimetate ja kuidas te loodust ajate. Nõus? Väga hea. Kuidas Green Key märgistus siis tõesti taotletakse, et see on pikk protsess. Hedon võttis selle vastu juba selline aasta või aasta varem. 2017, jah. Just. Selle otsuse, et me läheme sinna poole. Ja 2018 oli ta meil olemas, nii et tegelikult ei saagi öelda, et see nüüd nii pikk protsess on, aga tööd on. Et väga palju erinevaid tegevusplaane tuleb kokku panna, väga palju tuleb läbi rääkida oma personaliga, oma koostööpartneritega, mis see kaasa toob, mida me neilt siis hakkame nõudma, et me saaksime olla selle võtmeväärilised, et tööd ongi siiras eesmärk ja plaanideks. Nagu te teate, tegevusplaanid, eelarved, kavad, kõik see tuleb täita ka Green Key'ga, aga vaeva väärt. Koostöö ettevõtetega, nõuete täitmine on see, mida kontrollitakse, et me oleksime kindlasti plaanis, järgiksime oma plaani, oma tegevuskavasid ja igapäevane töö. Igapäevane töö. Et mis meie nägime, kui Green Key meie majas nüüd majja tuli, et külalistele selgitamine on selline väga põnev osa sellest. Oma maja seltskonnaga saate tegelikult väga hästi hakkama. Ma räägin nüüd tõesti turismiettevõttest, eks ole, et ma räägin praegu Hedon Spast. Et see on see, et oma maja inimestega saab väga hästi hakkama. Koostööpartneritega saab väga hästi hakkama, sest teadlikkust on, infot on, kõike saab väga ruttu, väga kiiresti, aga külalistele selgitamine see töö, aga sellega saab ka hakkama ja nagu ma ütlesin, siis juba vilju on näha. Et kui me ikkagi ütleme, et miks me ei pane tuppa enam minitooteid. Miks ei pane? No ma tahan ise seda potsikut ja ma tahan ise seda kasutada ja mind ei huvita üldse, et aga miks me ei pane? Ma näitan teile nüüd ühe võrdluse. Kas ma võin liigutada siit? Jaa.
eile ma pakkisin kokku ühe sellise toreda kotikese, et Green Key'ga seoses läksime meie ülekadosaatoritele. Väga kvaliteetne toode, inimesed kiidavad, šampoon, dušikeel ja on ka siis käte seebidosaatorid täiesti olemas. Sellest dosaatorist on inimesel võimalik 150 korda vajutust teha ja see on täiesti piisav. Okei, kellele meeldib tõesti teada, et kõik on vahune ja siis ta peab loomulikult rohkem vajutama. Aga tahate, ma näitan, mis sellest 150 vajutuse korrast tuleks plastikut. Me arvestame nüüd ekstreemselt selle kohta, et inimene võtab oma selle minitoote, ta keerab selle lahti ja ta viskab selle minema. Et see on nüüd see arvestus, eks ole. Wow. Ja seda on veel muuseas. Et siin on puhas visuaalne näide sellest, et kui ma võtangi see 150 seda minitoodet, et mis see endaga kaasa toob. Eks, ekstreemne näide, kas see või see? Mis te arvate? Et see nüüd peab kuskile minema ja see peab ka kuskilt tulema. Et see näide on minu arust väga ekstreemne ja see näitab päriselt ka, kui palju me kokku hoiame. Kui palju, eks? Üks asi on ka see, et meie koostööpartnerid on sunnitud meile siis pakkuma ökomärgisega puhastusained. Meie kogu maja kasutab ökomärgisega puhastusained. See on oluline. Me eelkõige hoiame meie töötajaid, me hoiame meie külalisi, mitte mingit keemiat, nii et unustage ära kanged keemilised puhastusained oma majas, sest saab ka muud moodi hakkama. Päriselt. Selle jaoks on olemas imelised masinad juba tänapäeval, kus auru võime on nii suur ja siin on vaja ainult vett. Et tegelikult väga-väga hea varianteks. Et ma loodan, et ka kodumajapidamistes on juba see teadmine olemas, et sa ei pea kangeid keemilisi aineid kasutama, sest see ei aita mitte midagi. Ta teeb sul puhtaks, mustaks läheb nii või naa. Aga saab ka sõbralikumalt sellega hakkama. Aga see näide oli igastahes see, mis ma eile panin kokku, mõtlesin, oh my god. Nii, mida me siis oleme teinud selleks, et me oleksime tugevalt Green Key väärilised, et Tõnu räägib sellest? No võib-olla ongi, et ütleme, põhiliselt kuluvad teklid ongi vesi ja energia. Et esmalt me läksime nagu KTV säästu peale, vahetasime tavaliselt aeraatorid välja säästu aeraatorite peale. Kui ennem oli 10 liitrit minutis, tuli valamust ette, siis nüüd on kuskil 4-5 liitrit ja samamoodi dušid. Et praktiliselt säästu kuskil 20%, kuna meil on terve maja tehme vesi ja hästi puhtaks saada, siis on läheb rohkem vett, aga kindlasti sääst on olemas. Ja samamoodi energiat me jälgime pidevalt, et oleks nagu tubades ühtne temperatuur. Et kui klient läheb ära, tema nagu ei säti seda, aga toateenindajad jälgivad kogu aeg, et oleks nagu minimaalne tava temperatuur olemas, et see annab ka kuskilt 5% energiasäästu kütte pealt juba, et samuti ütleme siis kõik on need toote toorained, me püüame kasutada võimalikult palju eestimaist ja looduslähetust öko ja samuti ka on siis prügimajandus, kõik on meil pakendamine on eraldi ära sorteeritud, kus on siis tavapakend, siis on ringluspakendid ja olmeprügi kõik on nagu eraldi. Et, ja samamoodi, algul tuli nagu teha ka omas majas töötajatega kõvasti tööd, et nagu kõik sellest aru saaks, aga asi toimib ja ei ole probleeme sellega, et võib-olla siis Signe. Et tõesti me igapäevaselt järgime seda, et meie töötajad oleksid kursis, kui tulevad uued inimesed, me võtame nad jälle hõlma alla, lähme räägime, mis see tähendab. Teate, et ma unustasin küsida, et kas te teate üldse, mis Green Key on? Kui paljud kuulnud Mina on? tean. Sina tead. Hakkab aru saama. Tegelikult ma pisut räägin ka lihtsa ajalooga ära, et ma tõesti alguses unustasin, aga Green Key on siis üle 20 aasta vana label, EKA-label öeldakse selle kohta, eks ole. Ja sellega on juba hetkeks liitunud 2900 ettevõtet, hotelli, ja ta on erinevates 57 riigis siis, et seda on väga palju.
seda väga palju. Ja kui te mõtlete, et igaüks nüüd teeb nüüd sellise lihtsa asja läbi ja võtab osa sellest programmist, siis päriselt hoiame maailma. Päriselt. Et see asi siin, ja kui igaüks teeb, siis kindlasti on võit juba väga suur. Et plaanid, eesmärgid, hoolivus, eks, ja töö, järgimine ja on ka tulemus. Iga asjaga on niimoodi. Et see on üks lihtne asi, aga annab palju. Nii et võtke julgelt initsiaali ja initsiatiivi ja oleme kindlasti see, et keskkonnasõbralikuma mõtlemisega, eks ole, kindlasti aitab. Me hoiame oma töötajate tervist, me hoiame oma külaliste tervist, me selgitame, on tulemused ja me hoiame kindlasti kulusid kokku. Eks äriettevõtted on ka see, et me ju vaatame, kuidas meil läheb ja see on kulude kokkuhoid iga poole pealt, nii et tasub proovida. Ja kas tasub olla Greengi liige ja kas tasub olla selle vääriline ja püüda ja tahta, siis kindlasti. On kellelgi küsimusi? Kolme minutiga ei tee mitte midagi. Küsimus oli siis, et kuidas töötajatele selgitate, et ma räägin siia mikrofoni, siis kuulevad meie kolleegid ka seal Tallinnas. Eks töötajate selgitus ongi see, et me rääkisime, mis see Greengi alguses on. Siis tuli tagasi loomulikult kohe klientidelt see, et miks ei ole meil need minitooteid. See oli see koht, kus meil oli keeruline saada töötajad sinnamaani, et miks meil ei ole. Et meil on võimalus ju anda ja me okei, kui keegi väga tahab ja ta ei ole nõus seda kasutama, loomulikult me anname. Aga see ongi puhas selgitustöö. Kui ta tõesti ei ole kodus see keskkonnasõbralik säästmise mõtteviisiga inimene, eks ole, siis kui panna talle see näidis, kui me ütlemegi, et päriselt sa hoiad oma tervist, kui meie kasutame siin majas kas või puhtalt ökopuhastusaineid, mis see sinuga teeb? Kas sa tunned ennast paremini, kui sa ei pea kasutama ülikanget hapet seal puhastamiseks, et sa saaksid puhtaks või me anname sulle tõesti teistsuguse aine ja masina selle jaoks? Kumma ta siis valib? Ja see lihtsalt võrdlused peab tooma kogu aeg, et mida see sulle annab. Inimesed tahavad saada endale kogu aeg, eks ole, et plussid, et mis see sulle annab. Ja kui tulevad miinused, siis on loomulikult, sa võtadki selle vastu ja selgitad jälle. Nii et selgitustöö puhtalt. Igapäevane rääkimine. Just. Ja üks küsimus on veel siit, ma annan nüüd mikrofoni ulatan. Et küsimus see, et missugused kriteeriumid üldse on, et mis nõuded peab täitma ja kas see on ka tasuline? Seal on, alguseks on 13 kriteeriumit. Põhiliselt ongi energia, elekter, vesi. Seda kodu ees saab hästi uurida, aga ja see on aastamaks on, toa pealt on 3 euri, ütleme seal, ja siis pluss 160 euri on nagu liikmemaks ka. See iga aastaselt tuleb, et tuleb kriteeriumid ära täita, saata sinna, siis tuleb audit koha peale, vaadatakse üle, siis peakontor on Taanis ja siis kuskil 6 aega võtab see protsess veel aega, et kas antakse luba või õigus või ei anta, aga ikka ütleme, üle poole aasta võttis see protsess aega, et ja pool aastat ja tulevikuplaanid on kohe palju keskkonnasõbralikumad, nii et tasub. Nii ma vaatan, et Tallinnas siin küsimusi pole tulnud, aga võtame ühe küsimuse veel siit Pärnust. Kas on mingi kriteerium ka nii-öelda tubade arv või ma ei tea, hotelli suurus, et kas näiteks väiksemad turismitalud saavad ka taodelda seda Greengi? On küll, ütleme, otsest vahet ei olegi, seal on, ütleme, kas on väike turismitaru või on mingi suur, Tallinna suured hotellid on samamoodi seal liikmed, et kriteeriumid on samad, võib-olla nõuded vaadatakse võib-olla väiksemad, kui on väike koht, et aga... Ja see kaasab tõesti siis kõik hotelli poole, toitlustuse poole, kõik. Et kui ikkagi on üks maja, siis vaadatakse need asjad kõik üle. Hetkel on Eestis 22 ettevõtted, kes on Greengi liikmed, et siin, et Pärnus on 3, et Edon, Amende ja siis Koidula parkhotell on siin. Väga tore, anname siis
Jaa. Üks moment, ma annan mikrofoni. Et esimese konverentsikeskusena sai Greengi märgisega Alexela kontserdimaja just hiljuti ja kõikidele märgiste omanikele pakume ka turunduslikku tuge, et näiteks Visit Estonia kodulehel on kõik need hotellid ja teised turismiettevõtted eeliskuvatud, nii et kõik välisturistid, kes tahavad Eestisse tulla, näevad neid hotelle esimesena. See on küll super, Väga hea tunnustus. Väga hea tunnustus ja aitäh teile. Meil on Tehnopoli poolt teile ka väiksed meened. Tänan kõnelemast. Ma tänan. Aitäh. Tänud. Ja nüüd anname sõna tagasi Tallinnasse. Seal võtab osa üle Stigo ja Harold räägib Stigost ja meie tuleme siia veel korraks tagasi. Vaatame koos ära ühe videoesitluse, sest teine esineja Aivar Ruukel, tal olid takistused, ta ei saanud täna kohale tulla, aga tal on see ettekanne ilusti videos, nii et me tuleme veel Pärnusse korra tagasi. Aga sõna Tallinnasse. Ja tšau ja tervitused ka sinna. Nii. Ja tšau ja tervitused ka sinna. Nii. Kõigepealt, Harold, tere. Ma tahan küsida, sul oli väga tšau ja tervitused ka sinna. Kumba ma kuulan? Nii. Keda? Kuule mind. Kõigepealt üks Harold, tere. Ma tahan küsida, sul oli väga tšau ja tervitused. Sa nende populaarsusest nii palju tead? Ma ei ole ise koha peal käinud, aga ma tean, et see on seal populaarne. Ma lähen üks päev. Kas sa tead ka Põlva ööklubi nime? Life. Sa nende populaarsusest nii palju tead? Minu esitlus on selline. Ma vabandan, kui mul vahepeal hääl ära läheb, kuna ma olen just haige ja olen teel tervenemisele, siis võib esineda katkeid minu isiklikus helis. Tõusega ma hakkan pihta. Olen Harold, tulen Stigost. Vastutan salesi ja marketingi eest, mis siis eesti keeles võib olla propaganda ja pähemäärimine näiteks. Ja Stigo on Eesti ettevõte. Me teeme kaherattalisi elektrisõidukeid, ehk siis rollerid ja jalgrattad. Ma näitan, see on üks väga oluline slaid. Ma ei pea niisuguseid esitusi, kus on väga palju teksti täis slaidid, vaid pigem tahaks näidata pilte ja panna teid mõtlema selle samal teemal, millest me siin täna räägime, et milline on siis tuleviku transport ja liikumine, mis moel inimesed ühest punktist teise lähevad. Mina tulin siia hommikul kesklinnast. Ma võtsin Taxify äpiga, takso ja see oli kusjuures elektriauto. Ehk siis Nissan Leafiga ja Taxifyga. Mul endal autot ei ole, võimalusel ma ei taha ja ei osta ka, aga ma vaatasin autos istudes teistesse autodesse, kui ma sõitsin. Ja ma võin öelda, et 90% autodest olid tühjad. Või selles mõttes juht muidugi oli,
aga kõik muud istmed olid autos tühjad. Ehk siis inimesed sõidavad üksinda, no see on ilmselgelt overkill. Sa oled umbes 80-kilone inimene, sind veab edasi 2-tonnine metallist aparaat. Et see on lihtsalt nii pointless, kui veel olla saab, et seda ressurssi annaks kindlasti paremini kasutada. Stigo idee taga on mees nimega Rainer Nõlvak. Tema on igatpidi roheline, ta on isegi rohelisel taustal. Ta on ka seal Let's Do It World, Let's Clean Up the World, koristame ära, teeme ära aktsiooni idee autor ja korraldaja. Et Raineri peast tulevad väga säästlikud mõtted ja kui ma eksi, siis ilmselt ka praegusel hetkel ta ehitab oma kätega mingit mullast onni on tal Hiiumaal, et kõik oleks nii jätkusuutlik tema maailmas, kui nagu vähegi olla saab. Ja üks siis mõtetest on Stigo. Me tegeleme 2 probleemiga enda ettevõttes. Üks on see, et inimesed lihtsalt on liiga kaua veedavad aega liikluses, mida ütles Taxify täpselt samamoodi. Me saaks selle ajaga teha rohkem või paremaid või mõttekamaid asju. Kui liiklus oleks efektiivsem või transport oleks efektiivsem, siis meil jääks aega rohkem kas või lihtsalt olemiseks või munemiseks. Sest kui sina suudad veeta oma, ütleme, et 8 tundi tehes ainult seda, mida sa nagu kõige paremini teed oma alaga tegeledes, siis ülejäänud aja, see on okei, kui sa logeled, aga sa peaks olema võimalikult vähe tegelema mingisuguse tehno, poes käimise, autos istumise, commutimisega, millega iganes. Ja siis teine probleem, mis meil 2-rattaliste maailmas on jagatud rattad. Et see on selline viimase 3 aasta nähtus, kus on ükskõik, kas siis tänavatele on visatud jagatud jalgrattad, tõuksid, mis iganes vahendid, mis on tegelikult hästi kulukad ja reostavad linnapilti. Et on, ma tean Ameerikast lugusid, kus linnad keelavad ära nende jagatud rataste parkimist, sest neid on lihtsalt nii palju, et põhimõtteliselt kui sa tuled kodust või kontorist välja, siis on tõenäoliselt, et sa komistad mõne otsa, on päriselt väga suur. Ehk siis see süsteem, mis praegu, mis täna USA-s nagu on, et tuuakse üleöö jalgrattad ja tõukerattad ja mida võib võtta ja jätta igale poole, see ilmselt sellisena jõusse ei jää. Kindlasti tekivad kas mingisugused parkimiskohad või mingid sellised designated aread, kus sa saad neid võtta ja kus sa saad neid jätta. Siin on siis üks hea näide on Hiinast. Et see oli umbes 2016, kui Hiinas algas suur jagatud rataste sõda. Ehk siis tuli selline 50 ettevõtet, kõik viskasid piltlikult öeldes üleöö oma jagatud jalgrattad tänavatele. Seda oli mega odav võtta, see maksis mingisugune umbes 1 RMB, mis on umbes miinus midagi eurosenti. Et algas suur sõda Hiinas ja siis täna sellest umbes 50 ettevõttest on 2 on alles. Kõik ülejäänud on kõhud üleval. See mudel ei ole nagu äriliselt toimima saadud, pluss seda ei toeta ka linnad, sest see milline näeb linnapilt välja, kui sul on 50 ettevõtte, miljonid jalgrattad tänavatel. Ma käisin seal ise eelmine aasta, ma olin Pekingis ja võimatu on kõndida. Et see ajab kõiki närvi, kohalik, linnavalitsus, mitte keegi ei ole selle süsteemiga rahul. Et siin on 2 pilti, kuidas siis, ma ei tea, kus siin pildil nii vähe hiinlasi on, et neid on taast väga palju, aga see peaks näitama, et millist näevad välja kõnniteed Hiinas. Täpselt nii oligi. Neid rattaid lihtsalt loobiti tänavatele, rattatehased tootsid järjest neid, viskasid uksest välja. Kulud olid olematud, et neid rattaid osta, aga oli natuke läbi mõtlematu, et kust hakkab raha tulema, kuidas seda kõike reguleeritakse ja mis saab ratastest siis, kui ütleme, nendega midagi juhtub või on vaja teha hooldust või nende eluiga on läbi. Et Hiina tänavad, jagatud rattad, see võrdub lihtsalt prügimägi. Mida meie Stigos mõtleme, on see, et me kutsume nagu enda tooteid micromobility. Ehk siis kõik meie sõidukid on väikesed
ja me tegelikult tahame, et nad oleksid siseruumides. Hea näide on, meil on selline business mudel nagu Stigo Fleet ja hea näide meie just kliendist on Tehnopol. Ehk siis Tehnopolis on ka Stigo rollerid, mis on kuumaksupõhised ja mida kõik inimesed kasutavad. Ehk siis kui sa lähed kuhugi kohtumisele või on vaja mingi sõit teha, sa võtad ükskõik kas siis foajeest või kontorist selle rolleri, teed oma sõidu ära, paned ta laadjasse tagasi, tuleb järgmine inimene ja vaatab, okei, roller on siin, ma lähen teen oma käigu ära. Ehk siis jagatakse. Sul on võib-olla vaja 100 inimese ettevõtte peale 5 ratast. Ehk siis ei pea neid olema nii palju tänavatel. Et micromobility on kindlasti see teema, mis tuleviku transpordi nägu mõjutab. Autod on overkill, autosid järjest keelatakse, saastatus. Kusjuures üks asi, mida ma tahaks ka Taxify'le võib-olla öelda, kui sa korra ka mulle tähelepanu pöörad, on see, et autod ja saastatus, see CO2, see on täiesti õige, see on kohutav. Aga veel suurem probleem on particles, ehk siis autodel need osakesed, mis pidurdades tekivad ja mis on rehvi kulumine. See on veel suurem probleem, mis linna õhku saastab. Ehk siis elektriautod, jaa, kinda, aga ei ole nagu päris see vastus. Just see sama particles'te küsimus, ehk siis rehvi tükikesed, mustus, piduritest tekkiv saaste, see on kõige suurem autoprobleem. Ja kujuta nüüd ette, kui sa oled üksi autos, see jalajälg, mis sa jätad nii heitgaaside kui siis nende samade osakestega on ikka päris kohutav. Ma ei hakka seda ette lugema, et see on sama jutt, mis ma rääksin. Ma tunnistan, ma paar slaidi tegin eile õhtul, et olla natuke rohkem selles teemas, millest me täna räägime ja ma googledasin korra, mis toimub linnaliiklustes, ehk siis kuhu suunas liiguvad linnad ja mis on nagu tuleviku transport linnades. Nagu näha, siis Kolumbias juba on 1974 on juba mõtted, et linn ei ole autodele, linn peaks olema inimestele, jalakäijatele, kes peavad saama vabalt liikuda, ükskõik siis kas jala üherattalisega, kaherattalisega, rolleriga, tõuksiga, monowheeliga, hoverboardiga, millega iganes. Et järjest viskab peale uudiseid, kuidas linnad keelavad autosid, kas siis tervenisti, terveks ajaks või siis näiteks esialgu bensiiniautosid, lubatakse veel elektrikatel sõita. On näited linnadest, kus on keelatud autoliiklus linnas näiteks nädalavahetustel. Ma käisin ise septembris Kiievis, kus oli ka äkki laupäev või pühapäev oli kesklinnas paar tänavat, kuhu siis autosid ei lubatud. Ja kui mõnus on kõndida, kui sa oled sellisel 8-realisel tänaval ja seal on ainult jalakäijad või okei, ka rulad ja tõuksid ja kõik jutud, see on nii mõnus. Üks pilt on musest veel, et järjest linnad Kopenhagen, Madrid, Oslo, Bogota, San Francisco, Stuttgart, Hamburg järjest tuleb sellised linnased, kes ütlevad autodele ei, me tahame, et inimesed jalutaks, oleks ratastel, oleks õnnelikumad, veedaks rohkem aega õues, täiesti mõistlik. Ma natuke näitasin nüüd seda jagatud rataste probleemi. See on õige suund, kuhu ka Hiina siis alustas selle jagatud ratta liikumisega minnes. Aga see vajab ka veidike nagu timmimist, et kuidas täpselt need rattad on pandud, kuhu kohta. Taxify kindlasti kogub datat, kus inimesed peamiselt liiguvad ja käivad, ehk siis neid rattaid peab olema rohkem seal, kus nad rohkem käivad ja kuhu nad rohkem jäävad. Ehk siis neid ei ole mõtet visata üle linna ühtlaselt igale poole. On kindlasti mingid sellised hotspotid, kus peaks olema rohkem rattaid. Selles slaidis on oluline tegelikult see taas ja vaas. Need 2 väikest sõna, mis ma sinna vahele ära peitsin, on siis transport as a service ja vehicle as a service. Ehk need 2 mõistet annavad seda aimu, et transport ongi teenus. Sul ei pea olema enda autot, aga sul peab olema äpist lihtsasti saadav, kas siis auto või buss või mis iganes transpordivahendid sul vaja on. Ja vehicle as a service on täpselt samamoodi, et sul on vaja lihtsalt vahendit. Et mina on täpselt isiklikult samamoodi, ma sõidan tavalise jalgrattaga, ma sõidan Stigoga
ma sõidan tõuksiga, ma sõidan mootorrattaga ja vahel ka autoga ja pluss Taxify'ga ja Uberiga ja olen sõitnud ka Yandexiga. Ehk siis, ja mul ei ole endal mitte ühtegi nendest sõiduvahenditest ja ma eriti ei taha ka. Ehk siis linna planeerimistel ongi see küsimus, et kuidas nüüd jagada ära linn inimeste, sõidukite ja mitte nüüd nii enam nagu autode vahel, vaid just kuidas muuta nagu jalakäijale ja sellisele väikse micromobilityle linn mugavaks. Üks selline äge chart, kus on näha, mis oleks lahendused tegelikult, et meil ei ole vaja nii palju autosid. Me oleme ka Stigos natukene ise nagu omavahel mõelnud, et milline see tulevik välja näeb ja nii edasi, et meie arvamus on selline, et mõne aasta pärast ei ole vahet, kas see auto, mis on tänaval, kas selle on tootnud Volkswagen või Audi või Porsche või Ford või Tata või mis iganes, sest inimene tellib omale transpordiäpist, ta vaatab, et okei, auto on kohal, läheb tänavale, istub autosse, on Instagramis, vaatab mingeid asju, auto peatub, siis ta läheb sealt välja ja ta on kohal. Ja see, kas seal auto peal oli märk Volkswagen, Audi, oli seal 4 rõngast, 5 rõngast, mitte kedagi ei huvita. Ehk siis tõenäoliselt hakkavad autotootjad ka rohkem tegema Taxify sugustele ettevõtetele nii-öelda anonüümseid märgita autosid, mida kasutatakse lihtsalt transpordiks. Ehk siis lühikestel transportidel ratas, tõuks, jalakäimine. Kõige efektiivsem. Natuke pikem võtad kas jagatud auto või tellid carpoolid näiteks või tellid omale siis Taxify'st auto. Pikemad variandid, mis on samamoodi car sharing või siis võtadki näiteks rendika, et käia suvel 3 korda Pärnus või kuskil suvilas. Selleks ei ole sul vaja enda suurt mahtu universaali, kuhu siis panna kõik õnged ja rannapallid ja õlled ja kõik jutud. Ja siis siin on veel üks selline ettevõte USAst, Lyft, kes on ka suur sõidujagaja ja hästi selline transporti uuendav ettevõte. Ma nägin ühte Lyfti sellist päris kõrget tegelast Slushil Helsingis paar kuud tagasi. Ja ta oli seal ühes paneelis koos Volvo autotootja mingisuguse esindajaga. Ja siis see Lyfti mees rääkis, et ta oli vanem mees, selline vana kooli mees. Ütles, et jah, et meie näeme, et tulevik on isesõitvad autod ja carpooling. Ehk siis sa tellid endale auto, ta tuleb sulle maja ette ja seal sees on veel juba enne mingid 3 tonti, kes lähevad ilmselt samasse kohta, kuhu sina tahad minna. Ja see on nii äge, et sa hommikul siis lähed autosse ja kogu aeg uued sõbrad ja tere, kuidas läheb ja saab juttu ajada sõpru kogu aeg ja saal on täiesti vaikne. Täpselt sama näod nagu siin praegu, et what up, millest sa räägid? Ja siis see Volvo naine oli ka vanem, aga näha, et ta veedab aega noorematega või tal on lapsed või midagi. Ja siis ta küsis kõigepealt, et kuule, iga hommik sa lähed nagu mingi võõra seltskonnaga autosse, oled kindel, et sa tahad seal hakata niimoodi, et hi, my name is James, so what kind of music you like? Et it's nagu awkward, et sa ei taha seda ja ma olen nagu täiesti nõus, et see ei ole lahendus, mida Lyft räägib, et täna nagu Ameerika noortel diagnoositakse hirmu helistada või näost näkku suhelda. Nad ainult tekstivad. See jutt, et sa tahad hommikul minna nagu 3 suvalise tondiga autosse ja esimest korda neid näha, no ei lenda, et see ei ole lahendus. Aga kõik räägivad seda juttu. Kas pooling, jagamine, sharing, hailing, mis iganes kõik need uued lahendused on. Aga tõenäoliselt, et sul on vaja teha autojuhi load ja minna, ma ei tea, suvalisse autodiilerid autot ostma, tõenäoliselt see ei juhtu. Lahendused siis. Jagame tõukse, tõenäoliselt, jagame kõiki sõite, päris kindlasti. Ükskõik, siis on sul vaja autot, on sul vaja... See poiss muidu siin on hästi kaval. Need on Birdi tõuksid, mis on ka linna peal laiali visatud ja siis siin toimub selline taarakorjaja põhimõte. Ehk siis, kui sa näed tühja akuga rollerit, tõuksi,
siis sa võid neid korjata ja viia enda juurde laadima ja sa saad sellest krediiti või raha selle ettevõtte käest. Ehk siis nad on outsourcinud selle kokkukorjamise ja laadimise. Ja no, it ain't stupid if it works. Sa oled nagu 5 tõuksi otsas korraga ja vajutad see kõige alumise gaasi ja viid need kõik korraga koju endale. Lihtsalt genius. Täna oli siis nii. Mina olen Arold. Kui teil on mingeid küsimusi, ka väga rumalaid, need on alati kõige ägedamad, siis küsige. Aitäh! Enne kui me jagame skuutreid ja sõite, siis jagame mikrofoni küsimusteks. Rumalad küsimused tekitavad kõige parem mõtleda. Siis küsige. Jällegi Rain Neemlaid Elektritransport OÜ-st. Ma olen see, kes kogu aeg küsimusi küsib. Ma olen ise tegelenud väga palju sihukese asjaga, mis on nagu nii-öelda jalakäijate sõbralik linn. Ja kui näiteks Tallinna linnavalitsuses minna rääkima sellest, siis Taavi Aas vaatab sulle sihukese pilgu otsa, mida sa ajad. Nagu, et meil on autod, meil on parkimine, kõik on korras. Ma küsiks võib-olla selliselt, et kuidas see probleem nagu ära lahendada, et ka nii-öelda juhtivatele positsioonidele inimesed saaksid aru, et me ei saa nagu autodega enda transpordi probleeme lahendada. Aitäh! Aitäh! Mina oleks küsinud sama küsimuse. Tallinnas ju arvatakse, et on ainult 2 jalgratturit. Ehk siis sa küsid, kuidas Taavi Aasa maha võtta? Põhimõtteliselt hästi keeruline. Mitte teda maha võtta, ma ei tea, aga peab toimuma loomulikult kas mingisugune verevahetus või mingi mõtte maailmavahetus. Et see võib-olla ei ole kõige parem näide või armastatum inimene, aga kui kunagi ammusel hallil pimedal ajal Edgar keeras osad linna sõidurajad bussiradadeks, siis olid inimesed valmis nagu tõrvikutega tulema tänavatele, et kuule, vana, meil on vaja autodega siin sõita. Täna räägitakse bussiradadest nii, et meil on ikka nagu bussirajad, need on väga head asjad. Ja nii ongi. Ja kui mina oleks Taavi Aas, esiteks ma loodan, et ma kunagi ei ole. Ja siis mina teeks niimoodi, ma lihtsalt üleöö tõesti paneks linna kinni autodele. Inimesed harjuvad väga ruttu ja nädal aega on paanika, esikaane lood, kõik jutud. Peale seda see võetakse väga kiiresti omaks, see muutuks tõesti väga ruttu. Et ma nüüd, mis vastus see nüüd oli, aga ega mul ei ole nagu... Jaa, kusjuures see on üks variant, aga veel parem variant on, mitte et ma tahaks nüüd meile reklaami teha, aga näiteks meie ettevõtte üks töötaja niimoodi, et ta sõidab laagrist, mingi Kase küla või mingi Hõbe metsa või mis see on. Ta sõidab sealt Stigoga rongijaama, võib-olla 2 kilti, paneb ratta kokku, rongiga Balti jaama, võtab ratta lahti ja sõidab, meil on Draamateatri juures kontor. Et miks ta peaks nagu autoga tegema, et seda peaks just kombineerima micromobility't võib-olla selliste suurte palktranspordivahenditega, kus siis tuuakse kõik koos 100 inimest näiteks Jõgeva või kuskilt Põlva ööklubist korraga Tallinnasse. Ehk siis ei pea sõitma autoga sinna bussijaama, vaid just millegi väiksemaga või siis koos kuidagi. Ja avalik arvamus sõltub ka hästi palju põlvkondadest. Ehk siis vanemad inimesed on rohkem omandi inimesed ja rohkem autoinimesed ja nooremad on kindlasti rohkem jagatud ja keskkonnasõbraliku transpordi meelelaadi. Et see ei ole lihtsalt mingisugune minu arvamus siin Tallinnast, vaid ma olen ka käinud ikkagi nii oma tööga umbes 30 eri riigis. Ja iga kuu vähemalt korra olen kuskil ära, kus ma saan siis rääkida või näha linnapilt, et mis seal toimub. Et võib-olla tõesti üleöö autod nagu ära keelata on liiga radikaalne, ma olen nõus. Aga samas, kui seda venitada mingisuguse 5 aasta peale, siis ta on veel selline
võib-olla imelikum, et ja kes siis võib sõita või millal. Või näiteks nagu on Hiinas, kui me olime Hiinas, siis me sõitsime seal Pekingis autoga iga päev. Kuigi tegelikult sul on autonumbri järgi on määratud, kas sa võid sõita autoga iga kolmapäev või laupäev või esmaspäev. Ehk siis sa ei võigi üldse iga päev oma autot kasutada. Aga no seal oli ka kõigil oli ka poogen. Kõik sõitsid nagunii iga päev. Et selline pool meede, ma arvan, et ei töötaks. Aga see on minu, mitte Stigo arvamus, nii et kaeb ja kirju ärge Stigosse saatma hakake, vaid tulge lööge mind otse. Jaa. Meil on Pärnust üks küsimus. Forward Space küsib ise. Kuidas suhtute teleportatsiooni ja kas see võiks olla tulevikus üks transpordiliik? Jaa, võiks olla. Kui keegi selle välja mõtleks või ma ei kujuta ette, kus see käiks, aga võiks olla. Ja kindlasti vanemad inimesed tahaks teleportatsiooni oma autoga kaasa võtta, et koos autoga nagu teleportida. Et loetlesid terve read transpordiliike, mida kasutad, et ratas, elektrijalgratas, mootorratas, aga selle hulgas ei olnud ühistransport. Et nüüd hilisema jutu jooksul rääksid ka, et rong võiks olla pikkade vahemaadega. Aga kas võiks ka lahendus olla, et bussi tagaosa on tühi, et sa saad siis oma ratta või väikse liikuriga sinna ennast pressida ja kesklinna sõita ja siis ise edasi sõita kuidagi väiksema vahendiga. Jaa, väga hea küsimus. Olen kasutanud sellist varianti San Franciscos, kus oli bussi ees oli selline metallist nagu räkk. Et sa tuledki rattaga bussipeatusesse, tõstad see ratta sinna bussi ette otsa, nagu õues eraldi, see on nagu kängururaud välja venitatud. Tõstad ratta sinna peale, sõidad nagu mingit pikema vahemaa ära ja siis viimase selle maili teed jälle rattaga, et jõuad ikkagi nagu kuiva särgiga tööle. Ja mina kasutan ka ühistransporti, et see on väga hea mõte, aga ühistranspordis peab olema väiksem vahend sul kaasas kui lihtsalt täismõõdus jalgratas. Et sellepärast see meie Stigo ongi sellises mõõdus, et Euroopas lubatakse seda võtta ilma piletita rongi kaasa. Tavalise jalgratta eest üldiselt kuskil Berliinis sa pead ostma pileti rattale, aga meie selle kokkupandavale ei pea ostma, sest ta on mõõtud lihtsalt täpselt nii väike. Ma võin veel siia kommentaariks öelda, et näiteks Kopenhaageni kogemuse põhjalt on olemas sellised rongid, mis siis linna suburbe ühendavad kesklinnaga ja seal on olemas eraldi sellised ratastele mõeldud vagunid, kuhu sa võidki oma ratta võtta ja sa ei pea selle eest eraldi maksma. Kui ma mäletan õigesti, siis metrood sa ei tohi kasutada rattaga umbes hommikul kella 9 õhtul kella 7 ja tipptundide ajal, aga muidu võib. Kõrvalt tuli veel üks küsimus Martin Raadikult. Hollandis sõidetakse kaherattalistega iga ilmaga, nii vihmas kui tuules. Kas eestlasi oleks ka võimalik selliseks õpetada? Jaa, Eestis ma tean, paljud sõidavad iga ilmaga rattaga täpselt samamoodi, et see on ka jälle sükse vaimse valmisoleku küsimus, et meie inimesed ja kusjuures ma tean inimesi, kes sõidavad Stigodega. See on lihtsalt nii madal, et kui sa hakkad kukkuma, siis sa pead lihtsalt jala maha ja nagu mitte midagi ei juhtu. Et tea, see töötab Eestis ka, sul peab olema lihtsalt vastav varustus. Ja üks asi näiteks, miks meil ei ole Taanis hästi läinud, on see, et Taani on rattariik. Esiteks nad tahavad vändata sellepärast, et nad siis ütlevad, et ma teen trenni ja teine asi, nad talvel väntavad sellepärast, et sul hakkab soe. Et Stigo peal sul talvel soe ei ole, kui sa ei ole paksult riides. Jah, täpselt infra on ikka väga oluline, just. Mul ei ole küsimus, vaid ma lisaksin mõtteainet ühistranspordi osas. Vahet ei ole, kas on trammid, trollid, bussid, aga paneks mõtlema lapsevankrid, rattad ühistranspordis, mis on tänaseni väga suureks probleemiks. Sest hetkel, kui sa soovid lapsevankriga bussi minna, siis sa pead vaatama, kas see buss sobib sulle või mitte. Ja tavaliselt need ajad kuidagi ei kipu klappima. Ja kui satub ühistransporti mitu lapsevankrit, siis on see väga suureks probleemiks.
see on lihtsalt mõtteaineks kõigile. Jah, Taavi Aas, sina pead selle ära lahendama, mitte mina. Ma ei oska selle peale, ma olen nõus. Ja just ma saan aru, et siin peab olema jälle vanker nii kompaktne, sest buss ei saa olla nii suur, et ta võtab täismõõdus vankreid peale 20 tükki. See ilmselt ei juhtu, et võib-olla vankri disain siis kuidagi kokku käiv kiiresti läheb ka nagu vihmaharjuks ja see on üks variant. Ütlen meie disainile inseneridele edasi. Ma arvan ka, et siin on jälle Põhjamaa näited väga head, et nii siis suuremates rattariikides tegelikult on ju rattad sellised, kus sul on ees väike kastike. See võib olla halvemal juhul lihtsalt puust kastike, kuhu pannaksegi lapsed sisse ja viiakse hommikul lasteaeda igale poole. Olenemata ilma, aga paremal juhul sul on seal veel kate peal ja mitte keegi ei nurise. Aasta läbi sõidetakse ja ütleme, et ma usun nii Amsterdamis kui Taanis kui ka Rootsis ei ole ju see ilm oluliselt parem kui meil siin. Nii et võib-olla see on lihtsalt mõttemalli küsimus. Ma annan mikrofoni siia. Minul tekkis küsimus seoses, mainite vanem põlvkond, et kuidas te müüte selle idee maha 70-80 aastastele, et sõita Eestimaa talves tigodega? Ma ei tahagi kõigile müüa seda ideed maha, et peab sõitma just Eestis ja talves tigodega, et ega meie ettevõttes selline väike pudelikael ongi sesoonsus ja, et me teame, et me teeme kaherattalisi ja me teame, et nad ei ole igal pool aastaringsed. Ja just see sama asi ka, et sul on seal peal võib-olla külm, sest rattaga sa väntad ja sul nagu keha teeb sooja. Aga ma arvan, kusjuures mina näen tänavatel väga palju jalgrattureid, kes on just võib-olla vanem põlvkond. Et see ei ole küll mingisugune teema, et vanem inimene ei tahaks rattaga sõita, et kui sul on selle jaoks eeldused loodud, infra on olemas, see on turvaline, siis sul on seal ainult nagu eelised, sa säästad aega, säästad raha, oled tervislik, oled õues, võib-olla natuke teavitustööd ja jälle Taavi Aas. Aitäh! Aitäh, Harold! Ja Tehnopoli ei unusta ka sind, palun. Väike kingitus. Meil on vaatamata veel üks video Pärnu poolelt. See võtab natuke tehniliselt aega, et see video jälle käima saada ja loodame, et minu vahvad luupid sel korral jäävad ära. Käima saada ja loodame, et minu vahvad luupid sel korral jäävad ära. Nii, meil on vist sõna antud tagasi. Ja tõepoolest vaatame ära siin meie ühe esineja video, kes on siis Aivar Ruukel. Ta on loodusturismi mees. Soomal ajab loodusturismi äri juba aastaid. Aivaril jah, tõesti peres oli üks haigestumine ja sellepärast ei saanud tulla. Ütleks veel siia kommentaariks Pärnu transpordi poolt, et Pärnu linnaga me teeme ka Targa linna raames teeme koostööd ja Pärnus on natukene teistsugused transpordiprobleemid kui Tallinnas. Ja Pärnu on tegelikult teinud oma kuukaardiga väga suure muutuse. Ehk et nagu te teate, Pärnu on nüüd maailma üks suurimaid linnasid pindalalt ja see kuukaart kehtib üle siis Suure Pärnu ja see on tegelikult Pärnu abilinnapea sõnul toonud 15% isegi juurde rohkem ühistranspordi kasutajaid, mis on jällegi väga hea nipp. Ja ei ole ainult ühistranspordi kasutamine kinni selles, et see võiks olla tasuta, nagu Tallinnas, vaid väikese tasu eest ja suuremal maa-alal, nii kui asi muutub mõttekaks, inimesed hakkavad seda kasutama. Nii et nii palju kommentaare Pärnu poolt ja loomulikult Pärnu pool on ka küsimused nagu piikides. Transpordipiigid tekivad soojadel suvepäevadel. Et siis tekivad nagu need küsimused, et kas kõik peavad ikka sinna rannaliivale autoga minema või
Ja Pärnu nagu see jagatud jalgratas on lahendatud tegelikult ühe Pärnu aktiivse ettevõtja poolt, nii et Pärnu linnana ei näegi nagu vajadust, et ta peaks ise hakkama panustama selleks, et kohalikult ettevõtjalt nagu äri käest ära võtta. Nii et need kommentaarid siit, aga paneme nüüd käima Aivari video, mis on salvestatud tegelikult suhteliselt värskelt ja jääme siin kuulama ja mina Pärnust ütlen head aega Tallinnale ja pärast me siin omavahel veel vestleme ja joome kohvi ja sööme croissante ja pirukaid, nii et tšau meie poolt praegu. Mind siia kutsusid, väga kihvtid päevad on olnud ja ma arvan, et peale seda kohvipausi ka ei ole mitte vähem huvitav osa, kui me kuuleme sellest värskest uuringust, millest juba nii palju on nagu kõmu. Päris nagu hea tunne on olla siin selle õpilasbloki 3. esineja. Ma siis tegelen giidimisega 25 aastat, aga tegelikult elu kestva õpilasena olen ka hetkel veel Maaülikoolis doktorantuuri kirjas, nii et otseselt ei tunnegi ennast siin nagu vales kohas. Ja siis nii Marise kui Karl Hendriku tööd olid põnevad kuulata. Minul isiklikult oli kahju, et Karl Hendriku sellest sisulisest poolest oli vähem juttu, aga küllap saab guugeldades selle tööle pihta. Sest nii väike konnakotkas kui ka nahkhiired on niisugused tegelased, kes pidevalt on ka minu retkedel, kus ma giid olen ja puutun nende kokku, nii et näiteks seal Marise tööst oli mingisugused uued või nagu niisugused võib-olla ka vanad asjad, mis tulid meelde. Milleks siis üldse nagu loodusturism, et ma eile ka siin, kui algus me seda Sliidoga ennast paika sättisime, kes on kes, siis nägin, et kuulun siin väga niisugusesse väheesindatud gruppi. Samas ma arvan, et ega see töö, mida me tegelikult teeme, nii erinev ei olegi. Ja üleüldse, et kui üritada turismile mingisuguseid selliseid positiivseid külgi leida ja siis eelkõige ka looduses, siis langevad need üsna palju ühte selle sama tööga, mida teevad need inimesed, kes noortega, loodushariduse valdkonnas tegutsevad. Et samamoodi ka meile inimesed, kes tulevad hetkedele, nad suures enamuses on huvitatud mitte lihtsalt sellest loodusest kui tapeedist, vaid ka kui ikkagi sellest samast keskkonnast, mille osa me ise oleme ja just selline looduse parem tundma õppimine on tegelikult meiesugustel endal pidev teema ja samuti selle edasiandmine siis oma siis klientidele. Samas turism loomulikult on selline valdkond, milles on nagu vastuolusid omajagu. Ja ta on selline fenomen, mis siis kaasneb selle meie tarbimisühiskonnaga. Et mis see turism muud on, kui meie tarbimine lihtsalt toimub kuskil teises kohas. Olgu siis samas riigis, mida me teame siseturismina või mõnes teises riigis, mida me teame välisturismina. Samas siin on loomulikult positiivseid momente, lisaks looduse säilitamise, toetamisele läbi just sellise loodusele lähemale toomise, läbi turismi paljud kultuurinähtused saavad võib-olla lisaväärtuse ja majanduses muidugi on ta nagu selline oluline tegija. Et need andmed tulevad siis sellelt samalt Maailma Turismiorganisatsioonilt, mis ka minu pealkirjas, ettekande pealkirjas figureerib ja iga 10. töökoht siis maailmas on turismisektoris ja ekspordis lausa 3%, kui vaadata teenuste eksporti. Ning see on siis üks selline valdkond, mis on nagu ka väga kiiresti kasvanud. Et
25 aastat tagasi, mis on siis umbes aastal 1992-3, oli neid välisreisijaid siis 3 korda vähem kui täna. Nii et kui ma ise alustasin ja kui Soome rahvuspark samal ajal loodi, siis sellest ajast on välisturism 3-kordistunud. Ja me leiame selle hokikepi nende teiste hokikeppide seast, millest juba Velina rääkis ja millel ma nagu oma 15 minutit tarvitades ei hakkagi pikemalt peatuma. Et siin on nagu midagi sellist, mille üle võiks võib-olla niimoodi lootusandvalt sinna vaadata, aga samas on midagi sellist, mis nagu irvutab. Ja eks seos nende igasuguste negatiivsete mõjutuste hirmudega ongi siis ka turismis, nii nagu mujal majandusvaldkondades, mõeldud nende samade jätkusuutlikkuse küsimuste peale. Tegelikult juba ka enam kui 25 aastat ja erinevaid selliseid nii ülemaailmseid kui üle-euroopalisi raporteid kirjutatud ja töögruppe peetud ja diskuteeritud. Need siis eesmärgid on neile kõik tuttavad ja samamoodi turismis on kokkupuudet kõikide nende eesmärkidega. Mis siin on muidugi, siin selles 17 eesmärgis, mis omakorda on mitmeid alaeesmärgid, siin üks nagu niisugune errori kohta, see on siis eesmärk number 8, et endiselt siis leitakse, et seesama turism ja muu tööhõive, selle juures majandus võiks nagu kasvada samamoodi jätkuvalt. Ja siis need seosed võib-olla nende eesmärkide vahel ei ole ka nagu väga siis arusaadavad, et on küll selline veebileht siis, mille on ülemaailmne turismiorganisatsioon välja töötanud, kuhu sa saad minna, soovitan seda teil kõigil pärast ka teha, et sa siis saad samamoodi nagu meie siin eile Sliidoga ennast identifitseerisime, määratleda, et kes sa siis oled, et kas sa oled mingi, eks ju, turismiettevõte või oled sa uurija akadeemiast kuskilt, oled sa rahastaja, doonor või oled rahvusvaheline mingi katusorganisatsioon, avaliku sektori turismi siis organisatsioon või oled ka reisija. Nii et just reisijate sektsioonis ma arvan, et igaüks leiab päris häid näpunäiteid, mismoodi siis nagu vastutustundlikumalt nende erinevate aspekti osas ja samuti toetades neid eesmärke oma mingisuguseid otsuseid teha, kui näiteks planeerida reisi või seda reisi siis reisi ajal, kuidas käituda. Kahjuks aga see kõik ei ole nagu eriti seotud ja õnneks siis selline rohkem sidus siis mudel on tegelikult ka välja töötatud Stockholmi siis teadlaste poolt, Stockholm Resilience Center, mis see resilience eesti keeles on, ma isegi väga täpselt ei oska seda tõlkida. Säilenõtkus, ütleb siit kolleeg. Ja siin on juba nagu rohkem just neid seoseid, et millele ka viitas eile Asta, et meil on tegelikult teatud siis aspektid ja nendega seotud teatud eesmärgid, mis puudutavad loodust, ehk siis seda meie planeeti või biosfääri, kus kohas meie ühiskond toimib, elab ja siis teatud eesmärgid, mis siis sõltuvad tegelikult nendest teistest eesmärgidest. Ja majandus seal hulgas siis selle vastuolulise 8. ÜRO eesmärgiga on ainult nagu vahend ja omakorda sõltub nendest eelolevatest aspektidest või valdkondadest. Et mida me selle teadmisega siis peale saame hakata, et ega mul siin ka ei ole palju lisada sellele, millest juba nii eile kui täna on olnud juttu, et peabki siis asju mõtlema, mõtestama ja nägema teistmoodi. Ehk siis asi on
mingites mõttemustrites, et kas me näeme teatud tegevusi nagu eraldiseisvate mingite tehniliste ülesannetena või me suudame seda vaadelda nagu tervikuna, teatud seoseid rohkem arvestada kui neid eraldi komponente. Ja selle asemel, et võib-olla valida siit omale meeldivad paar eesmärki ja siis patsutada uhkelt üksteisele õlale, et me oleme väga tublilt mingit valdkonda arendanud, et selle asemel siis näha, et millised on just need sõltuvused nende siis eesmärkide vahel. Ja siin nagu erinevad mudeleid, erinevad turismiteoreetikud on loonud. Minule endale on kõige nagu südamelähedasem siin Anna Pollocki selline siis nägemus sellest, mis see turismimajandus siis nagu homme on. Ja siin siis esimene niisugune aspekt, et just, et see planeet on tegelikult elus organism ja et olulisem niisugune nagu väärtus või kontseptsioon selles turismis on just iga konkreetne koht või paik. Et juba definitsiooni järgi ei ole kahte erinevat paika. Igal paigal, kus me viibime, on teatud, eripära ja paraku selline nagu business as usual turism üritab kõiki paikasid nagu standardiseerida ja neid teenuseid ja neid pakkumisi nagu ühtseks suruda. Ja siis selle paiga, olulised tegijad nii-öelda on nii inimesed, kes seal elavad, ehk kogukond, samuti osa siis nendest, kes on võõrustajad, kes pakuvad neid erinevaid turismielamusi ja see paik määratleb tegelikult ära, et millised tegelikult siis need teenused ja milline on see selle elamuse nagu omapära sellele külastajale. Ning samuti, mis on siin täna kõlanud ja kui ma eile küsisin ka paneelis, et mis te arvate, kas need tehnoloogiad, mis homme kahtlemata on paremad veel, kui meil täna on, kas need aitavad neid keskkonnakahjusid kuidagi paremaks teha, neid ära parandada, siis ma arvan, et selline küsimus, et kas me pigem näeme ennast osana sellest loodusest, on siin oluline. Eks, et tahakski lõpuks küsida võib-olla teie käest, et andke võib-olla niimoodi käega lööt märku, et kes arvab, et need tehnoloogiad, mis on homme veel paremad kui täna, et need aitavad meil neid keskkonnakahjusid, mis me tekitame, parandada. Ja siis, kes ei nõustu sellega, palun tõstke kätt. Aitäh teile! Suur tänu!